Tegelikult meil on jätkuvalt vaja tõsta õpetajate palku, sest esiteks on meil õpetajaid koolis väga vähe. Kedagi ei motiveeri minema kooli õpetajaks, kui palk on liiga väike, sest me teame, et see pinge on suur, see vastutus on suur. Õpilastele tuleb ju väga hästi oma ainet anda, sest tänapäeva õpilased on väga nutikad ja väga targad, nad teavad, mida nad tahavad, mis on nende õigused ja samas oled sa neile ka eeskujuks. Kui ma võrdlen ühte koolitundi, mis on täna siis tavakoolis 45 minutit, see on ju pikk aeg ja kui võrrelda seda näiteks ühe televisioonisaatega, no võtame kas või Aktuaalne kaamera, mis on ju 40 minutit pikk või natuke lühem, või siis võtta Ringvaate saade või ma ei tea, saade Reporter erinevates telekanalites on need saated, siis minu hinnangul täna üks õpetaja teeb 5-7 Aktuaalse kaamera saadet või Ringvaate saadet või Reporteri saadet päevas, sest õpilastel on ju 5-7 tundi, no keskmiselt 6 tundi, aga on ka neid päevi, kus on ju 7 tundi järjest. See on kõva koormus ja õpetaja peab andma täpselt samamoodi kuni 7 tundi päevas, siis kujutage ette, millise koormuse õpetajad saavad ja tööpäeva lõpus on nad täiesti läbi, aga ärge unustage, et päev ei ole veel lõppenud, sest tuleb ju ette valmistada igat tundi, tuleb veel ka hindeid panna, nii et õpetajatele tuleks ikkagi maksta väärikat ja väärilist palka ja sama kehtib ka treenerite kohta, sest meie treenerid, kes nii-öelda valmistavad ette tulevasi olümpiavõitjaid, tulevasi maailmameistreid, tulevasi Euroopa meistreid, Eesti meistreid. Nende pinge ja vastutus on ka ju väga suur, sest õpilased ja noored, kes teevad trenni, tulevad ju erinevatest kodudest. Ühel ei ole võib-olla isa või ei ela isaga, ema-isa ei ela koos ja nii edasi. Et selles mõttes on see ka suur vastutus selle eest, et sa oled kohati isegi kas ema või isa eest kellegile õpilasele, kes tuleb trenniga siis jalgpallitrenni või korvpallitrenni või kergejõustikusse või ujumisse, no erinevalt, kuidas keegi käib treeningutel, aga spordiga peavad ju ikkagi meie noored tegelema, sest terves kehas peitub ju terve vaim, nii et nende asjade eest ma kindlasti hakkaksin seisma.